Loodusvara kriitiline varu tuleb kindlaks määrata ning nagu seda ette näeb säästva arengu seadus ja seda ka hoida. Teiseks, metsa majandamine olgu loodushoidlik. Eesti metsanduspoliitikas baseerub puidu tootmine pinnase jaoks liiga rasketel metsamasinatel ning ulatuslikel lageraiealadel. Järjest soojemate talvede tõttu, läbi külmumata pinnas ja vahelduvalt põuased, vihmased, tormised suved suurendavad niigi ebasobivate majandusvõtete negatiivset mõju veelgi. Jätkusuutlikult mõtlev peremees ei lõhuks metsamulda ja kasvu kohale omast järelkasvu, vaid säästaks alustaimestikku ja hooliks nii nähtavast kui nähtamatust elustikust oma metsas. Metsakombainide liisingumaksed ei tohi suunata riiklikku metsapoliitikat. Vastupidi, ootame riigilt igakülgset toetust uute innovaatiliste metsamajandamisviiside otsimisele ja leidmisele. Erametsanduses tuleb toetuste skeemid ümber kujundada ja makstavaid toetusi täiendada, et soodustada loodushoidlikku metsamajandamist ja püsimetsandust. Kolmandaks, raierahu nii riigi kui erametsades. Kõikides Eesti metsades, nii riigi kui erametsades, 3 kuud kestev kevadsuvine rahuaeg on miinimum, mida tuleb meid ümbritsevale elusloodusele uue eluringi alustamiseks võimaldada. Praegu kehtib raierahu 15. aprillist 15. juunini ainult riigimetsas ja sedagi osaliselt. Peaaegu igal pool on lubatud teostada raske tehnikaga hooldus- ja valgustusraieid ning metsaseisundit parandavaid raieid. 2020. aasta kevadel võis teostada ulatuslikke lageraieid ka kuuse-koore üraski vastase tegevuse raames. Metsalindude arvukus on teadlaste andmetel vähenenud viimastel aastakümnetel lausa veerandi võrra. Linnud on keskkonnaseisundi hindamisel väga headeks indikaatoriteks, sest ökosüsteemides toimuvad muutused kajastuvad kiiresti nende arvukuses. Nad annavad meile tagasisidet sellest, kuidas me oleme oma ühise elukeskkonnaga viimastel aastakümnetel ümber käinud. Neljandaks, Eesti metsamajanduse juhtimise tulevik Riigimetsa Majandamise Keskusest Riigimetsa Kaitsekeskuseks. Võttes arvesse kõikjal maailmas tehtavaid pingutusi kliima ja elurikkuse kaitseks, sealhulgas Euroopa Liidu rohelist kokkulepet ja eespool mainitud eesmärke, tuleb muuta ka Eesti praegust metsanduse juhtimise süsteemi. Tuleb loobuda puidul kui toorainel põhinevast kitsast eesmärgist ja taastada laiapõhjaline metsandus, mis teeb kõikide sidusrühmadega avatult ja tõeliselt kaasavat koostööd. On paindlik ja innovaatiline puidu lisaväärtuse loomisel ning metsa kõrvalsaaduste ja muude ökoloogiliste teenuste kasutamisel põhineva ettevõtluse lubamisel, kaaludes alati põhjalikult nende tegevuste võimalikku ruumilist või looduskeskkonnale suunatud mõju. Ajal, mil maailmas on kiirenenud 6. massiline liikide väljasuremine, peab uuendatud RMK olema majandamise asemele metsa kui elukeskkonna kaitsest lähtuv asutus. RMK 2.0 ehk Riigimetsa Kaitsekeskus. Selle eesmärgi saavutamiseks on vajalik põhjalik reform, alustades RMK nõukogu koosseisu muutmisest, nii et seal oleksid võrdselt esindatud metsa 4 peamise väärtuse: ökoloogilise, kultuurilise, majandusliku ja sotsiaalse esindajad. Ja 5. Mets on osa Eesti ja eestlase identiteedist. Selle petitsiooni ja kobarmeeleavaldusega 16. augustil tahame teha kuuldavaks nende inimeste hääled, kes vajavad kodulähedasi kogukonnametsi, kes mõistavad vanade loodusmetsade, vääriselupaikade ja rohekoridoride ning kogu elurikkuse olulisust meie enda heaolu loomisel ja kestmisel. Anname sõna inimestele, kes austavad muistseid pühapaiku, tunnevad metsa ravitoimet või ammutavad jõudu tema esteetilisusest. Anname sõna inimestele, kes peavad lugu metsaandidest ja rikastavad nendega oma pere toidulauda. Metsa kultuurilisi, sotsiaalseid ja ökoloogilisi väärtusi ei saa mõõta rahas, sest me ei maksa metsale meie elu lahutamatuks osaks olevate teenuste eest. Mets on osa Eesti ja eestlase identiteedist.
hävitades metsa, hävime ka ise. Aeg on muuta suhtumist, aeg on alustada uut ökoloogilise mitmekesisuse ja liigirikkuse taastamise ning jätkusuutliku metsamajandamise ajastut. Kui sa oled ise nõus alustama uut metsa elurikkust ja ökoloogilist mitmekesisust taastavat ajajärku ning nõuad seda ka Eesti Vabariigi valitsuselt, Riigikogult ning kõigilt Eesti ametiasutuselt, anna oma allkiri petitsioonile. Nii, aga need 2 paberi on siin, et ma panin nad lihtsalt eraldi, et siis saaks, ei pea ootama teineteise järgi, et ma annan siis ühe, annan näiteks siit otsast minema. Ma ütleks paar sõna teile juurde veel. Vaata see metsakorraldus, praegu on niiviisi, varem oli niiviisi, metsakorraldus eraldi rea peal, see ei allunud sellele, kes raius. Praegu erametalt teeb metsakorraldajad, riigimetsa RMK teeb ise endale metsakorraldust. Nii, et praegu metsakorraldajad on koha peal endised metsanikud ja nagu käsk andakse, siis see raiumise läheb. Tema peab selle rangi nii vormistama, ta raiuda saab. Ja see on kõige idiootsum asi, mis üldse saab. Metsakorraldus peab olema, varem oli niiviisi, iga 10 aastat tehti ühele metsamajandile metsakorraldus ja see kehtis 10 aastat. Kus käid raiuda, mismoodi raiuda, kõik niimoodi. Aga nüüd on niimoodi, et iga aasta teevad ringi ja ongi niimoodi, ja võtta õiget, et 10 aasta pärast ei olegi enam meil metsa, ei olegi enam. Praegu juba on asi kahtlane juba siin ringi vaadata. Et need kaitsealadelt ka raiuvad. Ainult äri ja raha ja pärast ei ole kellegi asi, mis saab. Nemad asevad jalga, nagu see Aiga Kallast ütles, et kui ma näen, ta on praegu olnud 15 aastat juba RMK direktor, et kui ma näen raiuda ei või, siis ega siin ma võin ära ka minna. Umbes nii juttu temale. Siis ta lähebki, kui mets otsa saab töö tehtud. Nii, aga siin vaikselt käivad siis need nimekirjad ringi. Küll meid ei ole siin nii palju, meid on just parajalt. Täpselt õiged inimesed on tulnud. Ja siis loeme siis ametliku osa nii-öelda lõppenuks ja hakkab siis lõbusam osa. Nüüd hakkab päris jutt. Koogid ja vestlusringid. Nüüd hakkab päris jutt. Kõrras selle lauaviirde. Jah, ikka lauaviirde ikka minna. Ja siis aitüma kõigile, et te tulite. Üks on ka mõned uued näod, aga kes on ikkagi siit kandist, siis ütlen siis niisama lobinaks siia lõppu, et meil on tõepoolest märtsikuuses loodud selline MTÜ nagu Tänu loodusele ja me saame kokku üsna tihti 2-3 nädala tagant ja me ajamegi päris asja. Kõik, kes on kursis ja kõik, kes on protokollid saanud ja koosolekul olnud, need võivad kinnitada, et me ajamegi tegeliku kohaliku elu asja. Tegeleme selliste sündmustega või olukordadega, mis nõuavad kindlasti meie tähelepanu, mida me ei taha anda, delegeerida kellelegi teisele otsustada, seepärast, et see on liiga lähedal meile, kes me siin elame. Nii et kes tahavad meiega ühendust võtta, meie kampa tulla, olge lahked. Siin on igal pool on juba neid liikmeid olemas, nii et väga tore. Et vaadake siis, kas on Tänu loodusele grupp Facebookis, Tänu loodusele koduleht internetiavarustes, nüüd te meid üles leiate. Minu kaudu ka, teiste kaudu ka. Nii et väga tore. Hästi hea meel, et nii palju inimesi tuli kokku. Aitäh kõigi! Nii, et siis kirjutage, kes tunneb, et muidu ei saa. Petitsioon. Nüüd tuleb inglise keeles savetheforest.ee saab ka internetis anda seda. Päästame Eesti Metsad MTÜ Facebooki lehekülg ka kõike seda asja hõlmab ja neil on seal need lingid olemas ja neil on nüüd need otseülekanded. Ma tegin siis 2, ma tegin sinu jutust ja ma tegin sinu laulust. Aitüma. Esimesest või? Viimasest. Jah, oli see kõige süngem.
seal on tõlki ka vaja juurde. ongi hea, just väga hea. nii, aga kuna siin on alus ja tall ja siis saate kirjutada igal pool, siis lähme siis laua, Manu. Tere!